ja täna me õpime siis õigesti kasutama taimekaitses vajalikke isikukaitsevahendeid. Me hakkamegi ju siis vaatama, et milliseid vahendeid oleks siis vaja kasutada selleks, et meie tervis säiliks. Jalgu peavad katma kummikud peavad olema siis kemikaalikindlad. Kummikud on pestavad, pärast igat korda tuleb nad ära pesta. Keha peab katma kombinesoon. Ja kombinesoon peab teile kindlasti paras olema. Müügil on ühekordsed kombinesoonid ja mitmekordselt kasutatavad kombinesoonid. Mitmekordselt kasutatavad kombinesooni tuleb siis pärast igat kasutuskorda ära pesta. Mitmekordne kombinesoon peab olema kindlasti enne kasutust kontrollime järgi, et oleks terve. Nii nagu riietel ikka on ka kombinesooni puhul siis ära toodud siis number. Number on olemas pakendil. Kombinesoon on siis L suurusega. Ja kombinesoon näeb välja siis selline, et kombinesoonil on olemas kapuuts, see kaitseb siis meie peaosa. Kombinesooni varrukatel on ka kummipaelad. Kummipaelad käivad näpu otsa ja need takistavad siis varrukatel üles minemas selleks, et meil oleks mugav kaitsekindaid siis kätte panna. Nii et siin on praegu siis mitmekordselt kasutatav kombinesoon. Mida tuleb pärast igat kasutuskorda pesta ja katkine kombinesoon tuleb siis viia ohtlike jäätmetena jäätmekäitlusjaama. Nii, edasi on meil siis spetsiaalsed kindad, peavad olema neopreeni või nitriilmaterjalist ja nende paksus peab olema vähemalt 0,4 millimeetrit. Ja siin on ilusti ka number ära toodud. Praegult on siin number 8 kindad. Igal ühel on siis erineva suurusega käsi, et vastavalt käe suurusele saab igaüks endale ka valida kindad. Ja kindad on ka siis pärast igat kasutuskorda tuleb nad ära pesta. Ja ennem kasutamist kontrollida, et kinnas oleks terve. Siis edasi on meil udu hülgavad prillid, olenevalt siis inimese suuruselt, sobivad inimesele erinevad kaitseprillid ja udu hülgav prillipaar tähendab seda, et prillid on kaetud siis udu hülgava kilega, ehk kui ma teen taimekaitsetöid, siis nad ei lähe uduseks. Nende udu hülgavate prillide juurde kuulub ka nüüd poolmask. Poolmaski karp on siis selline, erinevate firmade poolmaskid on tuli erinevad. Meie vaatame siis praegult siin ühte tüüpi, et igal töölisel võiks olla ettevõttes oma poolmaski komplekt. Kui me selle poolmaski karbi lahti teeme, siis siit me leiamegi poolmaski. Poolmask tähendabki seda, et siia käivad juurde siis veel prillid, kaitseprillid, et nägu oleks ilusti kaitstud taimekaitsetööde tegemise ajal. Nii ja väga tähtis osa poolmaski juures on ka filtri komplekt. Siin on ära toodud siis kõigepealt mustvalge on siis niinimetatud söefilter. Nii. Ja filtrite puhul me peame alati vaatama ka seda niinimetatud parim enne kuupäeva. Nii et kõigepealt on söefilter ja siis on erinevate ainerühmade kahjustuste ärahoidmise filter. See on siis tähistatud värvilise kirjega ja tähtedega ka. Et siin on siis pruun, värv tähendab kaitset orgaaniliste aurude eest, hall anorgaaniliste aurude eest, kollane värvus siis kaitset väävelhappeaurude eest ja roheline siis kaitset ammoniaagiaurude eest ja vastavalt on ka tähed A, B, E, K1. Siit kaardist me võime leida ka veel testketta, must testketas. Selle musta testkettaga me saame kontrollida, kas filtrite komplekt ja poolmask ühtivad korralikult. Filtrite komplekti lahti teeme, siis siit me võime leida valge filterketta. Seda filterketast tuleb vahetada iga kord, kui see ketas saab saastatud taimekaitsevahendi jääkidega või iga 12 korra tagant.
enne seda, kui me hakkame seda filtrite komplekti kasutama, peaksime kontrollima siis selle testkettaga, kas see filtrite komplekt ja mask meid tegelikult ka kaitseb. Paneme siis valge filterketta asemele musta testketta. Nii, paneme ilusti selle filtrisüsteemi kinni ja ühendame ta poolmaskiga. Praegult on siin selline poolmask, millel on siis üks filtrikomplekt, aga meil on turu peal ka sellised poolmaskid, millel on siis 2 filtrikomplekti. See tüüp on hea ja mugav. Filtrid ei tule siit kuidagi küljest ära, me võime ükskõik kuidas raputada, kui on korralikult pandud, siis ei ole ka sellega probleeme. Ja nüüd, kui mul on siin testketas ees, siis kui ma läbi selle maski hingan, siis mul peab tekkima õhupuudus, tekib vaakum. Selline tunne, et ma lihtsalt ei saa hingata, ma lämbun ära. Nii et tekkiski vaakum, et läks siis poolmask kokku, see tähendab seda, et kõik on korras. Selleks, et tööd nüüd alustada, ma võtan selle musta testketta siit ilusti ära ja vahetan välja uuesti valge filterketta vastu. See on siis hingamisteede kaitseks. Teine võimalus poolmaski ja prillide asemel on kasutada siis täismask, kus siis näosa on ilusti kaitstud, siin ei ole prille tarvis. Ja ka täismaski juurde kindlasti kuuluvad siis filtrid. Kui filtrid ei ole originaalpakendis, siis nad peaksid olema 2-kordses kilekotis, kunagi nad ei tohi olla kuskil kapi peal vabalt ja tolmuda. Selle poolmaski tüübiga käib kokku siis selline filter. Siin on nüüd siis ilusti sisse ehitatud see söefilter ja siis erineva ainerühma kaitsefilter, nii et see näitab ära siis see mustvalge osa ja siis erinevad värvilised osad. Ja ka siin vaatame väga tähelepanelikult seda parim enne kuupäeva, sest vanaks näinud filtreid me kasutada siis ei tohi. Nii, ja ühendamine käib niimoodi, et ma lihtsalt keeran selle filtri siis siia otsa ja kasutamisel me vaatame siis seda parim enne kuupäeva ja kindlasti töö käigus, kui me läbi filtri tunneme juba ümbritseva õhulõhna, siis oleks õige aeg filter välja vahetada. See oleks siis meil selline täismask, kus õhu juurdevool on piiratud, ehk siis selle maski all me ikkagi hingeldame. Ja nüüd ma näitan teile süsteemi, mille puhul siis õhk voolab teile ilusti hingamisteedesse ja te ei pea siis taimekaitsetööde tegemise ajal hingeldama. Selleks on olemas siis selline akul. Aku on siis siit välja võetav. Aku peab vastu 8 tundi, ta on laetav. Kui me akut ära ei lae, siis meil õhuvoolu ei teki. Ühendame akusüsteemi siis selle automaatõhuvoolu juurdevoolusüsteemiga ja siia otsa käivad ka nüüd filtrid, sellepärast et õhk, mida me sisse hingame, peab siis kindlasti filtreid läbima, kui me teostame taimekaitsetöid, et me võimalikult kaua saaksime oma kutselist tegevust jätkata ja oleksime ka terved. Siia käib siis ilusti see filtrite süsteem otsa. Siin on nüüd 2 filtrit ja see aparatuur paigutatakse siis nagu vöö läheb niimoodi selja taha. Niimoodi pannakse seda siis ilusti vöö peale. Nii, ja nüüd mul tuleb siis selja tagant tuleb see õhk. Ja näitan teile ka selja tagant, ei saa päris hästi näidata. Siin on olemas siis võimalus ka lülitada sisse see süsteem, et siin ma saan tekitada õhuvoolu 65 liitrit õhku minutis ja 120 liitrit õhku minutis. Nii et kui ma panen selle niimoodi käima, nii, siis hakkabki siit ilusti õhk tulema. Olenevalt sellele, kuidas ma siis parasjagu tahan, kui palju õhku õhu juurdevoolu tekitada.
ja vaat see süsteem ühildub siis ilusti täismaskiga. Nüüd, kui mul on see süsteem on siin, panebki käima ja õhku hakkabki tulema. Saangi ilusti hingata. Selline süsteemi komplekt. Ja siin on siis akulaadija juhe ja akulaadimistarvik. Nii et pärast igat 8-tunnilist tööd saab siis ära laadida aku uuesti. Olge siis terved ja kaitske ennast ikka õigete isikukaitsevahenditega.